oled saanud täpselt 1. Et alustaksime. Veel kord tere tulemast, minu armsad tudengid, külalised, head inimesed. Nemad Teresa on korda öelnud, et eilset ei ole enam, homne pole veel tulnud, meil on vaid tänane päev, nii et hakkame pihta. Värikate ülikool on Türil toimunud ja saab ka loodetavasti edaspidi toimuma tänu Tartu Ülikooli ja meie vahelisele koostöölepingule, tänu Türi valla poolt antud võimalusele kasutada tasuta kultuurikeskuse ruume ja Türi vald on katnud ka meie koogilaua täna, mida te hiljem näete. Samuti tänu Hasartmängumaksu Nõukogu osalisele rahalisele otsusele ehk siis raha on ikka vaja ja küsime seda ikka projektidega. Ja loomulikult tänu teile, ilma kelleta oleks see saal ju tühi. Nii et võite ise endale suure aplausi teha. Mul on hea meel, et Tartu Ülikool on andnud meile võimaluse Väärikate ülikooli pidada ka Türil, olles 1 9. Nagu te teate, siis toimub Väärikate ülikool täna 9. linnas. See on üks ütlemata hea tunne, teada ja tunda, et see 6 sambaga maja on natuke meie kõigi ülikool ja just siin Türil. Juba 6 õppeaastat oleme koos tarkusi omandanud, klassi ekskursioonidel käinud ja usun, et jätkame veel mõne 10 aastat. Ja küll me selle maagilise 200 tunnistuse saaja piiriga ükskord ületame, et täna on meil 172, nii natuke on veel puudu. Olen teie klassi juhataja ja päevade sisustajana saanud suhelda ja teie ette tuua erinevaid inimesi, nii kuulsaid kui kummalisi, mehi ja naisi, noori ja vanu, tähtsaid ja vähem tähtsaid. Aga neil kõigil on olnud see miski, mis esmalt mulle ja hiljem ka teile sobis, ma loodan. Vahel võib sellest miskist arusaamine tulla ka hiljem, aastate pärast. Tehes tänaseks aktuseks ettevalmistusi, olin sunnitud suhtlema ka oma ala tõeliste professionaalidega. Ehk režissööri ja teletegijaga, kes on väga karmi ja otsekohase ütlemisega olnud. Tänane aktus saab olema pisut erilisem ehk teistmoodi ja annan nüüd ja kohe teile võimaluse sellest osa saada. Hiljem saame teada, kas minust võiks ka saada režissöör, sest seda teab vaid see keegi. Nautige täna kõike, mis tulemus on. Tere tulemast kõigile. Alustame. Soovitame mobiiltelefone mitte välja lülitada, sest helisema hakkavad nad nagunii. Vladislav Koržets on öelnud, inimene elab, kuni õpib. Ja mis veel? Vingujad koristatakse kõige enne ära. Meenutame, kes ja miks meile esinemas käis. Mida tarka oli neil meile öelda. Swedbank ja Päästeamet on igal sügisel meile meelde tuletanud, kuidas olla naabrist targem või kuidas muuta oma elamine ja olemine ohutuks. Pankurid pealinnast jagasid häid nippe, kuidas oma rahaga ümber käia läbi nutifoni või rüperaali. Sul on selleks ju nüüd Smart-ID või PIN-kalkulaator. Päästeamet hoiatas. Elu pole nagu see kino, mida koos vaatasime. Hoia oma toidul ja küttekolletel silm peal. Tulekustutustekk peaks olema igas köögis, mitte voodis ega kõrgel kahvis. 10-aastane suitsuandur on vast sul nüüd ka Päästeameti abiga õige kohal leidnud. Karbis ja riiulis seistes ei aita see andur ju kedagi. Oktoobris olid meil külas Ele Pedassaar, ilmateenistuse synoptik ja Tõnots, psühholoogia koolitaja. Ele Pedassaar arvas, et kui ei paista päike, siis sajab vihma, eks? Üks asi on halb ilm, aga keegi võiks ju selles süüdi ka olla. Synoptik on enamasti oma ilmaprognoosis alati süüdi.
kuidas ennustada ilma. Purromeeter Tõraveres teab ja näitab. Tööpõhimõte. Saba liikumine annab tunnistust tuulisest ilmast. Tuulevaikuse korral saba ei liigu. Vihma korral hakkab saba otsast vett tilkuma. Päikesepaistelise ilma korral heidab saba varju. Kui saba on härmas, on õhutemperatuur alla 0 kraadi. Udu korral pole saba näha. Tõnu Ots, elamise tarkused. Minevikuga tuleb leppida. Olevikuga tuleb harjuda. Tulevikku tuleb kujundada. Novembris külastasid meid Kadri Jugur, Tartu Ülikooli ajakirjanduse teadur ja Tiina Saar-Veelmaa, psühholoog ja koolitaja. Kadri Jugur ütles, ole eriline, otsi tõde, sest meie ümber on nii palju valeuudiseid, libauudiseid, linnalegende ja vandenõuteooriaid. Tiina Saar-Veelmaa mõtteterad. See on sinu elu. Tee seda, mida armastad ja tee seda tihti. Kui miski ei meeldi sulle, muuda seda. Kui sul pole aega, siis pane telekas kinni. Detsembris kuulasime Hannes Kuulbachi ja Tiina Tiitust. Hannes Kuulbach soovitas, tee seda, mida sa südames soovid ja ole sellega rahul. Aseta ennast vahel 3-4-aastase lapse maailma, kes on tõeliselt rõõmus, et uus päev on alanud ja palju on veel ees. Tiina Tiitus soovitas, ole häbitu, vägivallatu, kergemeelne, ükskõikne, ennast täis. Selle aasta alguses kuulasime Marju Kõivupuu ja Pille Petersoo loengut. Marju Kõivupuu loengus Rahvameditsiin koduköögis jäi kõlama, et igal hädal oma arst, igal tõvel ise tohter. Pille Petersoo tegi meile piltlikult selgeks, kuidas maitseb Eesti. Lisaks andsid rukileiva ja mustsõstra sefiirid ka loengule maitset. Mitte keegi, kes siin Põhjamaal elab, ei kujuta ette korralikku einet tumeda hapendatud rukileivata. Üks maailma parimatest kokkastest, taanlane, ütles, et Taani maitse on piim, aga Eesti maitseb nagu leib. Veebruaris jagasid oma teadmisi Kadri Koha ja Toomas Sulling isiklikult. Kadri Koha on uurinud, et eelkooliealine laps joonistab seda, mida teab, mitte seda, mida näeb. Tema jaoks on esemed läbipaistvad. Kunst ei ole kunsti teha. Kunst on kunstis kunsti näha. Toomas Sulling ütles, et süda liigub ja tuksub, kui kirurg ta kätte võtab. Aga seda tehakse harva ja lühiajaliselt. Toomas Sulling on teinud ligikaudu 4000 šunteerimisoperatsiooni ja pikim neist kestis 23 tundi. Märtsis olid külas Mare Oder ja Eva Luigas. Mare Oder. Kõik ained on mürgid. Vahe on vaid andluses. Kui miskit juhtub, siis helista kohe mürgistusinfo telefonil 16 662.
Eeva Luigas. Kasvata seda, mida osta ei saa. Tee suuremad istutusalad, ära tutsuta. Ära tööta aias üle. Viimati kuulasime Tiina Tambaumi ja jätkasime Tõnu Otsa teemade kuulamist. Tiina Tambaumi elutõed. Lõbustan ennast vananemisega ja iga hetk minu ajast on hõivatud. Vahet ei ole, kui vana sa oled. Peaasi, et oled õnnelik. Statistikat, numbreid kogu Eesti näitel. Väärikate ülikool sai alguse 2009. aastal Pärnust ja esimene õppeaasta lõppes 2010. aastal. Tänaseks toimuvad loengud 9 linnas, Türil juba 6. aastat. Esimesel 2010. aastal oli lõpetajaid kogu Eesti peale kokku 474 ja sel aastal ehk 10 aastat hiljem juba 2176. Osalejaid Tallinnas 1115, Pärnus 1087, Tartus 928, Kuressaares 454 ja Türi hoiab 5. kohta. Osalejaid sel aastal 294. Vanimad õppijad aastate lõikes. 2013. aastal oli vanimaks õppijaks 100-aastane. Maailma vanim üliõpilane August Puuste käis 4 aastat Tartu Ülikooli Pärnu kolledži Väärikate ülikoolis loenguid kuulamas. Igas kuus on võrdselt sünnipäevalapsi. Mis võiks olla populaarseim perekonnanimi Väärikate ülikoolis? Populaarseim perekonnanimi on Tamm. Türil on ainult üks Tamm. Kelle eesnimi on populaarseim meie hulgas? Tiiu ja Ants. Meil siin Türil õppimas Tiiusid tervelt 5. Antsusid pole. Väärikate ülikool valiti 2015. aastal aasta õpiteoks, mis kinnitab veel kord, et olete õiges kohas. Me teeme õiget asja. Lõpetajate arv Türil on igal aastal tõusnud ja huvilisi tuleb igal korral juurde. Ära unusta iga aastast kodust ülesannet, ehk võta naaber ka järgmine kord kaasa. Täna saavad tunnistuse 172 inimest ja neist peaaegu 10% on mehed. Nüüd läks vist midagi sassi. Või sisse ma ei saanud või? Kuule, kas te kuulete mind või? Minule on antud täna mikrofon. Tere teile siis kõigepealt. Tere tüdrukud. Tere poisid. Näe, poissi on ka, jah. Ei, no ma kuulsin 10%, ma numbritest tean palju. See on nüüd niisugune värk, et kuule, mis teil siia pandud on nüüd siis? Laulusõnad või? Kuule, kas mina ei tea, kas mina oskan küll see häält kätte anda. Kes on kuulnud mind laulmas? Mitte keegi. Ma pole ise ka kuulnud. Kuule, aga mina jälle tean, et üks proua oskab ime hästi klaverit mängida. Mina võin jälle ka
hääle kätte anda ka või? Aga kuule, üks pidi aitama ka, et siis on nagu parem või? Teise laulu ajal, jah. No nii. Ma pole elades laulnud, aga täna saan hääle. See on ilus päev. Kuule, aga see tüdruk oli ju see, kes see ikka aitama pidi. Astrid või mis ta nimi oli nüüd? Või oli Volli hoopis või? Kumb see täna pidi tulema? Jaa, ta jõuab natuke hiljem. Tuleb hiljem, jah? Noh? Nii, aga laul on siis tegelikult pärit Kihnust. Ja seal on öeldud, et see on vaimulik laul. Aga ta nime ilus laul ühest linnust. Eks me kõik millalgi lähe lindude maale. Nii kui üks pääsuke, teie laulate, läheb lendes kõrgele, et vaevalt näha veel, läheb ülesse. Nii on meil eludel, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsuke läheb kõrgele. Nii on meil eludel, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsuke läheb kõrgele. Kui välku säpatab ja kõue kõõgistab, siis lendab pääsuke
niimoodi. Kuule, ma olen käinud korra ära. Et tegelikult ma leidsin sealt lava tagant ühe mehe. Oota, ma näitan teile ka. Issand, kus ma seda meest nägin nüüd siis? Jumal taevast, näsin. Tule kaasa. Jesse, tulge, ma näitan teile ka. Näe. Me nüüd minema. Kuule, mina ei tea. Kas lähme lavale või lava alla? Vaata. Kuule, kas te teate, kes see on või? Teate või? Issand, kas see on mu see kevade Karla või? Ei ole nagu või? No ma mõtlesin ka, et nagu hääl on tuttav, aga võt nägu ei ole see minu Karla oma tead. Aga kuidas me saaks teada, kes ta on? Äkki hakkaks küsimusi küsima? On nii? No ma panen kohe esimese välja, et nagu vanasti ühes telesaates oli, et kes sa oled ja kust sa siis tuled? See on üks küsimus, millele ei saagi kohe nii lihtsalt vastata. Kes ma olen? No, minu nimi on Toomas Lassmann ja kust ma tulen? Ma tulen siit Türilt siia kultuurimajja täna. Aga muidugi olen ma pärit Tallinnast ja sündinud, kasvanud Tallinnas ja seal elanud ka enamuse oma elust. Ja Türile tulin ma aastal 2010 ja siis see aasta on juba siis 9 aasta jooksul. No nii, vaat kui tore, kas te olete Türi vahel kohanud seda meest? Mõni on. Ega ma eriti palju jala ei käi, ma sõidan auto. No vaat, noh. Ja numbrimärki ju ei tea, eks ole. Ei, numbrimärki ma ei ütle ka. Ei, no kus me ei ütleks seda, me ei räägi tumedat klassi, midagi ei tea, mis sees on. No nii, no mis me siis nüüd, aga kuulen, kas sina oled siis sellest Väärikat ülikoolist midagi kuulnud ka või enne või? Tead, ausalt öeldes ei olnud eriti palju kuulnud, ma täiesti juhuslikult sain sellest teada paar kuud tagasi. Ja et ma vaatan, kui palju inimesi on siin kõik, kes istuvad ja kes kõik on need tudengid. Ma ise olin ka tudeng kunagi, aga ma olin siis palju noorem, aga ma lausa hämmastun, kui tore sümpaatne seltskond siin praegu istub ja kui palju teid on. Ja kui ma seda teksti nüüd lugesin täna teile, siis mul oli täielik üllatus, mis siin Eestimaa toimub. Aga nüüd ma olen Väärikat ülikoolist teadlik. No vot, ja siis nüüd on nendel tüdrukutel ja mõnel poisil ka, et vaat need poisid, need tahavad protsenti suuremaks. Äkki järgmine aasta tuled ka ülikooli? Seda ma ei julge lubada, aga kes seda teab, kõik võib juhtuda. Ja nad mõned korrad ikka käi, protsent kohe tõuseb. Mina kuskilt olen seda õppinud. No vot, mis me veel siis teada tahame saada siis? Kas teil on äkki saalist mõnda küsimust, millest olete äkki väga huvitatud ja nüüd täna, vot just täna saabki teada selle vastuse? Millega Toomas tegeleb? Millega ma praegu tegelen, jah. Ausalt öeldes veedan pensionäri põlve, sest pensionin olema juba hea hulk aastaid. Kuigi ma päris nüüd, nii päris käed süles ka ei istu. Mul on kehtiv leping on Eesti Rahvusringhäälinguga, kus ma loen igal hooajal, vähemalt juba mitmes hooaeg. Muidugi ma ei tea, mis toob nüüd uus hooaeg. Loen seda loodusdokke, laupäeviti loodusdokumentaalfilmid, mis on BBC toodang põhiliselt inglise oma ja neid peetakse maailma hetke kõige võimsamateks töödeks üldse filmide hulgas, loodusdokumentaalfilmide hulgas ja see on minu jaoks selline töö, mida ma ausalt öeldes teeksin nii kauba, kuni mul vähegi häält on, sest et selle filmi tase ja kõik see, mis selle filmiga kaasneb, on niivõrd kõrge, et ausalt öeldes esimestel kordadel, kui me alustasime, võttis täitsa tummaks ise, kui ma vaatasin seda pilti ja unustasin peaaegu ära, mida mina pean tegema. Sest et see oli nii põnev ja need loomad ja nende käitumine oli nii kummaline. Ma ei olnud elus pooli nimesid kuulnudki, mis seal filmis olid, aga eks inimene õpib surmani. Ma loodan, et see veel nii ruttu ei tule. Kui loomad teevad teemad, siis mis oleks nagu järgmine teema, mis teile meeldib?
kui te mäletate, me oleme enam vähem vist üheealised, ma olen teist isegi vanem, mul on niisugune tunne paljudest. Aga see selleks, ma olen lugenud ju väga palju filme, ma olen lugenud just mängufilme ja õigemini teleseriaale. Kõikidest, nagu te teate, kõiki seda Metsikut roosi ja Kaalul on rohkem kui elu, kapten Tenkešit, lastefilme. Ja väga palju on neid filme olnud. Ja kui ma praegu ütlen, mis mulle veel rohkem meeldib, ma ei oska öelda, sest ma olen ikkagi oma ala tegija, professionaal nagu ma olen või kui ma olen, eks seda otsustab muidugi vaataja. Aga ma ei tee nagu suurt vahet, et vaat nüüd seda ma teen ja seda ma ei taha teha. Tõsi küll, on selge, et on asju, mis mulle meeldivad rohkem. Näiteks mulle väga meeldis omal ajal Koduse võõrsil, mida ma alustasin, see algas küll tiitritega, see Austraalia sari, siis Eesti Televisioon leidis, et ei ikka ilma tiitritega ei klapi, on vaja panna mind lugema, kes ma lugesin õige mitu aastat, kuni ta Eesti Televisioonist läks ära nagu Kanal 2 ja siis jätkas seal Tõnu Mikiver, keda kahjuks enam meie hulgas ei ole, juba mõnda aega minu väga hea kolleeg, kellest ma pean väga lugu. Nii, kas on kellelgi veel midagi? Ma küsin vahepeal ise. Minul jõutis siuke kuuldus, et mingisugune suhe on sul selle, mitte selle, nüüd ütlesin küll vale sõna, see Alla Pugatšovaga. Ma ei tea, mis see nüüd on. Ma ei julge nüüd öelda, et nüüd suhe oleks. Ja isegi kui see oleks, ma ei ütleks seda. Aga tähendab muidugi teda ei ole. Aga tead, see noored ütlevad, mis kamm sul sellega on, tead? Kamm on, võttis hääle ära. Kamm on sellega seotud, see on nüüd õige hulk aastaid tagasi. Issand, ma praegu hakkasin mõtlema. 78, jah. 1978. Praegu on 2009, eks ole. 19, mis on 2009? Paneme veel 10 juurde. Vaat see on see, et matemaatika oli mul koolis napilt 3. Aga läbi ma sain ja ülikooli lõpetasin ka ära, aga seal matemaatikat ei vahetud ära. Või vähemalt minu käest ei küsitud. Pugatšovaga oli selline lugu, et tema oli Tallinnas aastal 77 ja esines siin Vene kultuuridekaadi lõppkontserdil, mille režissöör ma juhuslikult olin, muide ma pean veel teile üles tunnistama, et minu põhitöö ei ole mitte filmidel lugemine, vaid minu põhitöö oli Eesti Televisiooni muusikasaadete režissöör. Ja minu käelt on tulnud kõik need estraadid tähestikud koos Enn Eesmaa ja Urmas Otiga ja väga palju muusikaelu, selline žurnaal. Ma tegin rohkem tõsisema muusikasaateid, sellepärast võib-olla laiem üldsus tunneb mind rohkem lugejana, sest nii kui ma kapten Tenkesiga välja tulin ja Glossiga välja tulin, siis muust ei räägitud ka ainult näe, Gloss tuli. Ükskõik, mida ma tegin. Aga Pugatšovast jälle ma nüüd lähen ikka hiidin eemale, järelikult ikka midagi kahtlast on, ei ole. Ja siis Alla Pugatšova võttis mõned lindid kaasa ja ta tahtis väga, et võiks mõned laulud nagu salvestada videolindi peale ja siis me proovisime, et Lille paviljonis tegime värskes õhus. Me Alla Pugatšova oli senimaani televisiooni teinud selle ajani ainult stuudiotes ja ta ei olnud looduses mitte kunagi. Kuigi see on playback, tähendab, muusika tuleb lindi pealt, tema liigutab suud, aga kõik liikumine, kõik värk toimub nii nagu päris, eks ole, nagu ta laulaks hetkel. Ja ta sattus sellest Lille paviljoni lugudest nii vaimustusse, mis me tegime, et ta järgmisel aastal nõudis, et ma teeksin temaga muusikalise videofilmi Alla Pugatšova teater. Ja ta ütles, et ma annan sulle lood, kuulan need üle, kirjutas stsenaarium ja hakkame tööle. Ja nii see sündiski 78. Me tegime Tallinnas ja Tallinna ümbruses selle filmi. See oli kaunis pikk ja kurnav töö sellepärast, et meil olid palju töised võtted ja ikka nii kui filmi tegemine on, see ei ole kunagi kerge töö. Aga kuna ma olen ise režissöör, siis loomulikult oli see mulle suur au sellise staariga töötada.
ja see õnnestus päris hästi. Et ta isegi see film läks Šveitsi festivalile ülemaailmsele, kus ta esindas tolleaegselt tervet Nõukogude Liidu televisiooni. Nii et üht-teist on ikka ilus tehtud. See film oli hiljuti televisiooni enam. Ja ta oli alles hiljuti neid eetris, kuna Alla Bogoševal oli juubel. Alla Bogoševa sai 70-aastaseks ja siis, kui meie töötasime, oli ta, võtame seda nüüd tagasi, eks ole, 30 ringis. No ühesõnaga mina arvan, et me võime härra Toomas Lasmani jäädagi kuulama, eks ole ju, nii huvitav elu, nii palju põnevaid lugusid, ega meie ei tea ju kõike küsidagi ju. Aga kuna meil on siin ikka sellised tähtsad asjad ju ka veel ajada, ma saan aru tunnistused kätte anda ja siis on veel osad inimesed tahavad ka lavale, mina õnneks juba sain, eks ole ju, aga siin on osa veel, kes tahaksid midagi öelda. Ja ma arvan, et me lähme siis natukeseks ära või ma ei tea, pidime kooki küpsetama või mis see meil nüüd ülesandeks on? No vaatame. Ma ise ka ei tea. Ei, ma ei tea ka. Nii, et ühesõnaga olge mõnusad ja ma ütlen teile varsti, te saate oma autasud kätte. Ja, aitäh teile ja. Ma ei näe äsken minna, võtta lähme koos. Tunnen suga koos ja kus see skript läheb ja siis ma nüüd viisin väga ohtliku kohta. On näed, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rohkem pole treppi. Ei, rohkem ei ole. Siis lähme kohti. Mis see nüüd osti? Näed nüüd. Ma saan nii harva autasust täna sain. Mina üldiselt ka saan harva, aga ja. No lähme ära, nüüd on saadud. Nüüd on korda. Meie töö on tehtud. No nii, nagu te juba lugeda näete, siis võtame vastu külaliste tervitused ja head soovid. Alustame kõige kaugemate inimestega, ehk siis Tartu Ülikooli esindaja Elukeste õppekeskuse juhataja Tiia Ristolainen. Head väärikad, programmijuht, külalised. Mul on hea meel teid Tartu Ülikooli nimel siin Türil tervitada ja soovida palju õnne tänase tähtsa päeva puhul. See aasta on ka Tartu Ülikooli jaoks väga oluline aasta, sest 1. detsembril käesoleval aastal saab meie Rahvusülikool 100-aastaseks. Ja nagu te teate, oli ka Väärikate Ülikoolil suur tähtpäev, Väärikate Ülikool sai 10-aastaseks. Ja ma teeksingi väikese põike Rahvusülikooli ajalukku, sest tegelikult ka Väärikate Ülikooli programm kuulub ju Tartu Ülikooli täiendusõppe hulka. Tartu Ülikool oma asutamisest peale, mis oli siis 1632. aastal, sellest alates on seda juhtinud võõrrahvad. Küll olid rootslased, sakslased, venelased, valitsev klass. Aga kui jõudis kätte aasta 1918, siis selle aasta lõpuks oli mõte Eesti oma ülikoolist niivõrd haarav, nii haaranud kogu Eesti üliõpilaskonda kui haritlasi ja sihiks seati emakeelne kõrgharidus. Ja 6. oktoobril 1919 alustatigi siis Tartu Ülikoolis loenguid eesti keeles. Õppetöö oli tasuline ja pidulikult avati Rahvusülikool 1. detsembril. Ja esimene kuraator oli Peeter Põld ja tema juhtimisel võeti vastu ka siis Tartu Ülikooli seaduse eelnõu Riigikogus 1925. aastal. Ja 25. aastal oli Tartu Ülikoolis siis usuteaduskond, õigusteaduskond, arstiteaduskond, filosoofiateaduskond, matemaatika, loodusteaduskond, loomaarsti ja põllumajandusteaduskond. Täna võib öelda, et Tartu Ülikoolis on 4 valdkonda. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste, loodus- ja täppisteaduste valdkond. Ja kui 1920. aastal oli ülikoolis 173 akadeemilist töötajat, kellest oli umbes 200 professorit,
siis täna võib öelda, et täna on akadeemilisi töötajaid 1400 ja kui me räägime ka sellest kogu aeg, et välisõppejõud ja üliõpilased jõuavad ülikooli, siis 20. aastal oli mitte-eestlasi 50%, täna on välisõppejõududest umbes 9%. Ja üks võib-olla selline huvitav võrdlus veel, et 1919, kui Rahvusülikool alustas, oli 351 üliõpilast ja oli ka 70 vabakuulajat. Vabakuulajad olid nad seetõttu, et neil puudus ülikooli astumiseks vastav haridus. Ja kui me mõtleme Väärikate ülikooli peale, siis Väärikate ülikooli esimesel aastal oli juba kuskil 454 osavõtjat ja praegu suuremates programmides on neid osavõtjaid rohkem kui Rahvusülikoolis oli siis 1919. aastal. Ja jällegi võib öelda, et täna Tartu Ülikoolis siis umbes 13 000 üliõpilast ja välisüliõpilasi on ligi 10% ja 1919 oli siis mitte-eestlasi kuskil 13%. Aga Väärikate ülikooli juurde tulles, et see 10 aastat on olnud väga tegusad aastad, siin oli teil ekraani peal juba ülevaade sellest ja mul on hästi hea meel, et Eesti riigis väärtustatakse elukestvat õpet ja positiivne on ka see, et Haridus- ja Teadusministeerium otsustas siis käesoleval aastal ka Väärikate ülikooli toetada järgmise 3 aasta jooksul, nii et me saame ilusti korraldada oma regionaalseid programme edasi. Aga rohkem ma ajaloole peatuks, tuleks tänapäeva ja soovin teile kõikidele ilusat päikselist suve, tulge sügisel tagasi, võtke oma sõbrad ja naabrid tuttavad kaasa ja lõpetuseks ma tooks ühe tsitaadi filmis Seltsimees laps, kindlasti olete seda näinud, kus siis Leelo isa armastas öelda, et selg sirgu ja lõbus lahke nägu pähe. Palju õnne! Teeme suure aplausiga Kristinale, kes on seda programmi vedanud algusest peale ja ma võin täiesti julgelt öelda, et Türi programm on üks väga väärika ja väga hea sisuga programm. Nüüd annan siis sõna Türi vallavalitsusele. Tere, kallid üliõpilased! Te olete teinud tublit tööd terve aasta jooksul. Oleme sellest ennegi palju kuulnud ja rõõm teid kõiki siin näha. Eile olin siinsamas saalis meie tublimate koolide lõpetajatega ja meenutasin neile, et kunagi oli üks mees, kelle nimi oli Sokrates ja kes ütles, et ma tean, et ma mitte midagi ei tea. Ütlesin noortele ka, et ilmselt ei olnud tegu mitte kõige rumalama mehega maailmas, vaid mehega, kes oli mõelnud asjade üle ja mõelnud ja jõudnudki järeldusele, et on palju asju, mida ta polegi veel jõudnud läbi mõtelda ja teada saada. Ja et küllap sellistes mõtisklustes on midagi, mida ka nemad võiksid proovida. Nii ka teiega, teie olete kindlasti oluliselt paremad mõtisklejad, oluliselt rohkem kogenud elus, õppinud ja tänapäeval jõuab info meieni nii mitmeid kanaleid pidi. Me oleme väga targad pealt näha. Sellepärast, et see tarkus ajab ju ennast sisse uksest ja aknast ja sa ei jõua sulgeda silmi ega kõrvu selle eest tihti peale. Leidsin ühed sellised read, kus siis üks terava keelega pastor eelmisest sajandist Bob Moorhead oli siis peale ühte kurba sündmust, nimelt lahkus tema naine. Ja pärast seda oli ta pannud kirja siis selliseid mõtlema panevaid teri. Mõned valisin teile välja, kuidas me siis tänapäeval elame. Meil on parem haridus, aga vähem mõistust. Meil on paremad teadmised, kuid me oskame halvemini elus ette tulevaid situatsioone hinnata. Meil on rohkem eksperte, aga ka rohkem probleeme. Oleme suurendanud oma nõudmisi, aga vähendanud väärtusi. Oleme käinud kuul, aga tänavat ületada ja oma naabriga tutvuda on vahel raske. Puhastame õhku, aga määrime oma hinge
allutasime aatomi, aga ei saa jagu oma eelarvamustest. Oleme õppinud kiiresti ja kiirustama, aga mitte ootama. Ja võib-olla kõige tähtsamat või tänase päevaga rohkem seotud, mis ma mõtlesin nagu eraldi alla tõmmata, et teame, kuidas ellu jääda, aga ei tea vahel, kuidas elada. Ja me lisame järjest elule aastaid, aga mitte aastatele elu. Ja kallid üliõppurid, see kõik, mis ma rääkisin, sellised kurvad mõtteterad, mul on hea meel öelda, et need teie kohta ei käi. Sest teie täpselt seda siin teetegi või õigemini täpselt seda ei tee, millele pastor viitas, eks ole. Te olete leidnud oma elule, oma aastatele lisanud mitte ainult siis järjest uusi aastaid, vaid sisustanud need aastad, päevad, tunnid ja kuud asjaliku, mõistliku mõtlemise, tegemise, suhtlemisega üksteisega. Tunnete sellest rõõmu, oskate aktiivselt oma aega kasutada, mitte et teil seda üle oleks. Ja ma usun, et see on teile kõigile küll selleks, mis annab järgmisteks aastateks ja aastakümneteks järjest jaksu ja jõudu juurde. Nii et palju õnne teile, väga hästi tehtud ja väga-väga tublid olete kõik. Ja loomulikult klassijuhataja on ikka see, kes õigel hetkel toetab, utsitab natukene, annab jõudu ja julgust juurde, kiidab, kui tarvis, küllap ka natukene kutsub korrale, kui vaja ja seda kõike on Kristina teinud. Aitäh sulle, Kristina, ja ilusat suve vaheaega, kallid õppurid, ja järgmisel aastal näeme jälle. On meil veel keegi? Tagareast tuleb veel keegi. Tere väärikad ülikooli rahvas ja Kristina. Kui Kristina korra küsis mu käest, et kas ma oleksin nõus midagi ütlema, siis ma ütlesin, et tegelikult häid sõnu on väga palju, mida öelda selle ülikooli kohta ja Kristina kohta. Et mul on tegelikult täna 2 sõnumit. Üks sõnum on teile kõigile, kes te siin täna õpite ja Kristinale. Minul on au olla selle kooliga seotud 6 aastat siin tuli, et mõtlete, mismoodi, et ma ei käi ju siin loengutes. Ma kuulen iga õhtu, kui teine loengud lõpevad kodus sama loengu täpselt ära. Sest et see on nii hämmastav, kui ma kuulen, mis on räägitud ja ma kuulen kodus. Kas sa tead seda, kas sa kuuled seda? Ja see on selle tõttu, et mul on au, et minu pereliige õpib siin ja ma näen, kui suur roll on tegelikult üliväärikate ülikoolil. Ja et te tulete kõik kohale, te pingutate, te näete vaeva, te õpite. See on fantastiline. Et mina tegelikult täna ütlen tänusõnad Eesti Inimõiguste Keskuse ja Naiste Varjupaikade Liidu poolt, sest me oleme Inimõiguste Keskuses aastaid arutanud sellele, et kuidas elab Eestis vanem põlvkond. See on suur mure olnud inimestel, kes võitlevad inimõiguste eest, et kuidas on inimeste olukord, kui palju arvestatakse vanemaealiste inimeste õigustega, huvidega. Ja siin ma näen Türil tegelikult Tartu Ülikooliga koostöös väärtustatakse meie vanemaealisi inimesi ja see on nagu fantastiline, mis siin Türil on toimumas või teistes linnades üle Eesti. Et ma väga loodan, et kui meie Kristinaga jõuame sellisesse väärikasse vanusesse, et siis on samasugused võimalused meil õppimiseks ja arendamiseks, sest et õppida tuleb terve elu. Ja kui ma ütlesin, et mul on fantastiline naine on Kristina, mul on head sõnad Kristina kohta, sest et teades Kristinat mitmeid aastaid ja nähes, kuidas ta pingutab selle ülikooli pärast. See ei ole kerge töö olnud ja kes mingeid projekte on juhtinud või projekte kirjutanud või ellu viinud, siis teab, et see on tegelikult üks päris suur peavalu vahest ja see võib päris raske olla ja vahest nii-öelda juhtide töö võib olla väga üksiku inimese töö, sest sul on väga suur vastutus. Aga Kristina, sa oled fantastiline naine. Nii et kui ma olen väljaspool Järvamaad kogu aeg käimas töö pärast, siis ma pidevalt toon näited sellest, et meil on väärikate ülikool. Teate, mu esimene reaktsioon on, mis ülikool? Kus ülikool? Ma pole kuulnud sellist ülikoolist. Ja ma saan reklaamida, ma saan rääkida sellest, mis on toimumas Järvamaal, mis on toimumas Türil ja kus on üks inimene, kes on võtnud selle südame asjaks. Nii et Kristina, ma loodan, et sul on jõudu seda veel teha. Sest siis ma saan reklaamida igal pool. Meil on selline fantastiline asi Türi linnas, et selline fantastiline ettevõtmine on. Ma kuulsin, et mitmeks aastaks on juba olemas rahastus. Et tõesti, mina tahaks küll mõelda, et ma saaks samamoodi väärikalt vananeda ja samamoodi minna ülikooli, kui ma olen otsustanud ühe pensionile jääda. Nii et Inimõiguste Keskuse ja Naiste Varjupaikade Liidu poolt väike kingitus sulle, igaks päevaks üks väike mõttetera ja suur-suur tänu sulle.
On veel sõna võtta tahtjaid, soovijaid. Teie eelmisel aastal kingitud potiroos on maha istutatud ja õitseb. Väga tore. Meie hulgas on kindlasti inimesi, kes käivad poes arsti juures ja nende jaoks on suur rõõm, kui ükskord kuus saab tulla siia omaealiste hulka. Ma mõtlesin kodus, et mida mina siit ülikoolist kasu olen saanud. Kõigepealt ma olen saanud palju huvitavaid loenguid kuulata, uusi teadmisi ja ekskursioonidel käia ja ma olen saanud palju fantastilisi sõpru, keda mul enne ei olnud ja kellega ma kokku saan, siis nad naeratavad ja tulevad rääkima ja meil on väga lõbus alati. Kõige rohkem on mul hea meel selle üle, et olen õppinud tundma saama Kristinat ja ma olen saanud isiklikult temalt väga palju õppida kõrvalt, kuidas asju organiseerida. Mul läheb seda vaja. Kogu meie Väätsa kogukonna väärikate poolt tahame tänada sind kõige selle eest, mis sa teinud oled ja loodame, et jätkub veel kauaks sul seda indu ja tahtmist kõike seda meile teha siin ja kutsun üles kõiki, kutsume kaasa oma sõpru nii, et sügisel meid oleks vähemalt 200 siin igal kuul käimas. Aitäh sulle, Kristina! Armas rahvas, me oleme tänulikud Kristinale ekskursioonide eest, see tähendab nende ürituste eest, mis lähevad väljapoole seda saali ja mis ei ole see programmis väga kohustuslikult teha. Et suur tänu selle eest ja meie tänu siis väärikate ülikool Järva ja Raplamaa väärikad üliõpilased tänavad sind kõige eest. Aitäh! Ja meie kassapidaja, palun, kähku ruttu, raha, suur aitäh, arvepidamise eest suur aitäh. Nii, on veel sõnasoovijaid. Luuletusi, laule ei tule, pärast tuleb veel üks laul. Aga mind on tänatud, mina tänan teid, sest ilma teieta, mis ma ikka vehkleks selles mõttes. Teid on mul ju vaja selleks, et seda kõike siin teha. Aga annan siis oma poolt ka üle, ei ole ümbrikupalk ega muu see säärane, aga tahaksin ka tänada kõigepealt Tartu Ülikooli esindajad Tiiat selle eest, et meil selline võimalus on antud. Et kui meie Tartu Ülikooliga lepingut ju ei teeks, siis seda lihtsalt teha ei saaks. Nii et tänud. Nii, siis meie fotograaf Peeter, kes klõpsib meil siin puhutud fotosid, kellele kõik näete, mis toimub, näevad ka teised kodudes. Ehk siis inimene elab kuni õpib. Nojah, ja kui kassapidaja juba sai väikse kotikese, siis siia edaspidi saad raha koguda siis. Lasman ja Murumoor, ma arvan, et te olete oma koogid seal kõik paika pannud, on ja tulge nüüd korraks veel siia, et siuke suuremat sorti kummardamine. Nii vaiksed, nii vaiksed. Teil on veel siin. Ikka veel ei ole raha, ikka veel ei ole raha. Nii, aga siin. Nähku otsas, nii. Kas koogid on valmis? Kuule, mille saan õieti aru nüüd? Ei, no, kuule, midagi nüüd on, mingi sahmimine käib seal, on ju. Me andsime natuke tööd teistele üle ka, on ju. Et aga mul nüüd täit pilti ei olegi siis. Kuule, me sattusime nii jutu, kus meie enam selle kooki siin näidki. Head müssi siia tagasi saime. Kas te kultuurimaja tiimist ka kedagi nägite ukse taga? On seal veel mõni kassapidaja? Üks tüdruk oli.
tooge see üks tüdruk ukse tagant siis siia ja siis edaspidi ärge ära minge, et fotopildi peale te saate ka. Ja kes tahab hiljem Murumoori ja Toomasega pilti teha, me saame seda ju teha pärast, eks ole. Praegu sa võid ära minna. Ja rääkides nüüd natukene, kuidas mina üldse leidsin sellise inimese nagu Toomas Lasman, siis minu lapsepõlvest ongi täpselt see, et aidake mulle meenutada, aga näitleja Luule Šavarnok Ellu Puudist ja teksti luges Toomas Lasman. Ehk siis, kui me siin enne tegime väikest proovi, siis üleval ka tehnilised poisid seal ütlesid, et see hääl on tuttav, eks ole. Nii et ma arvan, et esialgu ei saanud ka aru, kus see hääl tuli. Aga see on täitsa Türi oma poiss, et nüüd ootaks kedagi sealt Türi Kultuurimaja tiimist ka, et annaks neile ka väikse rahakassa üle. Nii vaatame, mis meie slaidid teevad. Tegelikult on aega jagada tunnistusi, nagu te teate, see käib meil kähku. Ja kui me tunnistused ära jagame, siis sellel korral on nii, et me teeme õues selle grupipildi, ärge minge keegi ära, vaid teeme pildi ja siis on meil ukse taga hästi palju kooke. Kooki ka polnud. Aga leidsid ühe tüdruku, too see tüdruk siia. Türi Kultuurimaja rahvas tahaks ka tänada, sest me iga kord ütleme, et mitu lauda, mitu mikrofoni ja nii edasi. Aitäh teile tulemast Türi Kultuurikeskusesse, ma soovin teile ilusat suve ja olge terved ja kohtume jälle. Aitäh! Pakkuda ei olnudki kooki või? Ma ei tea, kes see nüüd ära sõi või? Küsin üle või? Sina ole mul nüüd abis, hakkame tunnistusi. Siin on mingi laulu veel lauda või? Laulge siis ma vaatan, et... Ei laula veel. Ei laula. Ei, tunnistusi hakkame jagama, loe, mis on seal kirjutatud. Hakkame tunnistusi jagama. Issand, te mul tunnistusi saadki. Ja kui tunnistused on jagatud, siis on meil lõpulaul, siis on pildistamine ja siis on kook. Ja. Nii, aga olge nüüd valmis, et teeme ikka nii nagu alati. Sa võid nüüd ära minna. Mille eest? Lihtsalt oled ilus. Ahah, ole ukse taga praegu ilus. Neil oli eksam enne. Ma pole eksami teinud, mina ei hakka tegema ka. Nii, kutsume siis Tiia siia, et anname siis tunnistused ja olge siis kärmed tulema. Ma näen vahepeal, et on tulnud üks sõnasoovija. Tule nüüd vutt siia lava ette, enne kui me tunnistusi jagame. Tuli kaugelt maalt keegi. Tervist, lugupeetavad! Ma tulin ütlema seda teile, et see väärikate ülikool, mida te siin kogu aeg teinud olete, on üks väga väärikas asi. Ja kui meil ühiskonnas on niimoodi, et kogu aeg räägitakse sellest, et inimesel pidi olema tänapäeval umbes keskmiselt 7 töökohta, mis tähendab, et iga töökoha jaoks on vaja õppida, on ju. Ja püütakse kogu aeg inimestele seletada seda, et miks see oluline on, mingi õppige nagu, hoidke oma õpiharjumust ja kõike seda, siis mul on väga hea meel, et teie olete neile just, kes on tegelikult ju alles tööturul või kes nagu peaks või kellel on elu ees, et teie olete neile inimestele eeskujuks. Ja see on üks väga suur ja oluline asi. Ja ma loodan, et te suudate seda vaimu ja seda energiat ja seda tahet ja seda positiivsust kõike hoida. Tänan selle eest teid, et te olete seda kõike teinud ja ma loodan, et teil järgmine aasta on ka võimalik. Ma mõtlesin, et teen selle üleskutse ka, et kui vähegi võimalik, nagu haarake veel nagu inimesi kaasa, aga ma vaatan, et peab tegema volikogus ettepaneku, et vist on uut saali vaja siis on ju. Et seda ettepanekut on väga keeruline siin teha, et tegelikult olete väga hästi selle kõigega hakkama saanud. Nii et ühesõnaga ma arvan, et ma võin ka öelda seda Türi vallavolikogu poolt nagu suur aitäh teile, jõudu ja kena suve teile ja ma võtsin ühe lillekimbuga kaasa, sellepärast et need ma tahan anda, ma ei tea, kas ma võin niimoodi öelda, aga minu arvates Kristina on nagu ema lõvi. Et ta on alati nagu teie eest väljas, ta on alati hariduse eest väljas ja mina olen alati olnud hariduse usku, nii et Kristina, suur aitäh sulle ka!
ma andsin Laurile nüüd Väärikate Ülikooli märgi, ta saab nüüd uhkustada sellega.